20 aastat võttis aega, et aru saada, mida kliendid tahavad. Ja ma kogu selle aja olen sellele vastu võidelnud. Et ma mõtlesin, et meie selline väärtuspakkumine on see, et kvaliteetne toote hea hinnaga. Aga tegelikult kõik, mida klient tahtis, on näha allahindlusprotsenti arve peal. Ja nüüd me seda ka pakume. Ehk siis 20 aastat on aega võtnud, et meie oleme hakanud näitama arve peal allahindlusprotsenti ja ka pakkumisel, sest see on see, mis klienti teeb õnnelikuks. Sest nii tihti tulevad meie juurde kliendid, kes ütlevad, aga seal tehakse mulle 20% alla. Aga mõtlen, et aga millest alla? Kas sellest esialgsest üles puhutud hinnast? Et kas see ei tähenda ju mitte midagi? Sa ikka nagu kliendina peaksid vaatama, millist väärtust sa saad, kui häid asju sa saad ja võrdlema neid toote omadusi ja järgmisena vaatama alles seda hinda, mis sinna joone alla jääb. Et meie asi, meil on kõige paremad asjad, nad ongi, maksavadki palju. Et riigihankeid me ei võida, sorry, aga meil on nagu müüme tooteid pikema plaaniga. Et sa ei taha, et su toode laguneks ära, kui garantiiaeg läbi saab. See võiks kesta ikka kauem ja meie riiulid kestavad kauem kui meie ise. Suurepärane uudis. Siin on näiteks kahvelkärud. Täna ja nüüd ainult 20% alla, 40% alla. Vlaad, muuda hind ära netis. Me võime teha ka 99% alla, saate omale ülemusele meele heaks teha. Mis siis, et see alguses algas kosmosest.